Ülestõusmispühade teisel pühal 21. aprillil ühinesid paljud eestlased üle riigi Meie Isa palves. Palve kooslugemine toimus teist korda ja läks eetrisse sel aastal Arvo Pärdi keskusest. Reportaaž käis kohal, et uurida, milline on sellise ühispalve mõju. Head vaatajad, üsna pea algab siin Arvo Pärdi keskuses üle-eestiline Meie Isa palve kooslugemine. Inimesed Eesti erinevates paikades, eri kohtades, tänavatel, bussipeatustes, kontorites, koolides ja ka kodudes raadiote juures võtavad aega, et lugeda ühiselt Meie Isa palvet. Ja minuga on siin Meie Isa palve kooslugemise korraldajad Veiko Võsu ja Rene Paats. Tere! Millised on teie ootused tänasele, kui suurt osavõttu ootate? No ootame ikka, et maksimaalselt paljud Eestimaal võtaks selle hetke ja paluks ühiselt Meie Isa palvet. Siin koha peal on ainult väike hulk, need, kes ülekandes on kaasas, kristlike koolide lapsed ja need ka, kes meile laule laulavad. Nii et Tõnis Mägi, Ott Lepland ja Raimondo Laikre. Teist aastat sel aastal toimub üle-eestiline Meie Isa palve kooslugemine. Kas eelmisest aastast on tagasiside? Kas inimesed on tulnud teie juurde, Rene isiklikult ja öelnud, et see oli nii võimas asi, et see väga liigutas mind või mingisugust tagasisidet? No kindlasti, et ega me võib-olla ei oleks seda ka see aasta ette võtnud, kui me oleksime saanud vastupidist signaali, et kuulge, millega te hakkama saite. Vaid ikka küsitakse, et kas see on ka järgmine aasta, kas see läheb ka Eesti piiridest kuhugile väljapoole ja kuidas saab kaasa sellel lugemisel osaleda. No mis teie tulevikuplaanid siis on? Läheb Eesti piiridest väljapoole? Usume küll ja eelmine aasta juba tegelikult Soomes ka loeti Meie Isa palvet täpselt samal ajal ja loomulikult siis soome keeles. Ja kaugem võib-olla soov oleks see, et igas ajavöötmes oleks üks riik, kes peatuks ja loeks Meie Isa palvet, et oleks 24 tundi Meie Isa palvega üle maa kaetud. Mille pärast me asume just siin Arvo Pärdi keskuses sel aastal? Kes on eestlane, võib öelda minu jaoks siis number 1 on ju, kelle ma esimesena esile tõstaksin, kes ühendab sõltumata soost, vanusest, religioonist, vaadetest, poliitilistest eristusest kõiki eestlasi, kelle nimi alati paneb südame põksuma ja kelle poole vaadatakse alati alt üles, on Arvo Pärt. Meil on meeletult hea meel ja rõõm, et keskus meid vastu võttis ja me ühiselt saame seda täna siin läbi viia. Siin on väga soe atmosfäär ja kui me käisime neid läbirääkimisi siin pidamas, siis meil mõlemil oli selline tunne, et jah, täpselt, see on see koht, mis ühendab kõiki eestlasi ja eestimaalasi ja oleme tänulikud. Milline võiks olla selle aasta kooslugemise mõju? Kas te olete oma peas mõelnud või on äkki Jumal midagi kõnelenud teile, et mis peaks tulema või mida see peaks mõjutama? Nagu sa küsisid, et kui palju me neid inimesi ootame, et ükski number või rahva hulk, kes loeb, ei ole väike, aga ükski ei ole ka suur. Et ma loodan väga seda, et see ikkagi puudutab eestimaalasi ja Jumal kuuleb seda palveid ja me näeme nende inimeste elusid muutumas, neid situatsioone muutumas, seda poliitilist olukorda muutumas ja ma ise väga loodan ka seda, et see palve on see esimene seeme, mis nende inimestel koputab südame peale, kes siiamaani Jumalat ei tunne ja et me võidame Jumalale lapsi juurde selle ühispalve lugemise läbi. Ja see ühine kokkutulemine on meeletult oluline. No meenutame kas või seda Balti ketti või erinevaid öölaulupidusid, mis oli Eesti ärkamise ajal, poliitilise ärkamise ajal. Aga mulle ikka on meeldinud Tõnismäe laul Koit, kus on öeldud, et on jäänud veel üks samm, üks pisikene samm. Ja ma olen seda öelnud just selle mõttega, et see pisike samm on see päris vabadus, see vaimuvabadus, hingevabadus, see, kus me oleme Jumalaga kokku saanud ja see rahvas on ärganud vaimselt, nii nagu meie rahva ju kirjakunst ja kõik muu on tekkinud sellest, et on olnud vaimulik ärkamine. Seda me ootame, seda me palume Jumala käest ja selles Meie Isa palves
Me oleme, nii nagu Rene ütles, see on nagu esimene samm, ma usun, sinna suunda, et me inimestena väljendame seda soovi. Jumal, tule meie rahva keskele. Aitäh teile, Veiko Võsu ja Rene Paats. Head vaatajad, üsna kohe täpselt kell 11.45 algab siis siin Arvo Pärdi keskuses Meie isa palve koos lugemine. Looja hoia Maarjamaad ja andesta meile me veo. Usume, et iga inimene Eestis peaks oskama Meie isa palvet. Palvet, mis on läbi ajaloo üheldanud kristlaskonda ja ühendab rahvana meidki. Tõnis Mägi, teie läbi oma lugude, oma laulude olete muretsenud Eesti rahva käekäigu pärast, aga ka rõõmustanud Eesti rahva käekäigu pärast. Ja nüüd siin Meie isa palve koos lugemisel te samuti astute laval üles looja hoia Eestimaad. Kui me räägime Meie isa palvest, siis milline osa sellest palvest on see, millega me peaksime rahvana Jumala ette tulema? Anna meile andeks oma võlad, nii nagu meiega andeks anname oma võlglastele. Mis on need võlad, mida me peaksime Jumala ette tooma? Omavahelised jägelemised ja andeks andmised, see üks väga oluline on anda andeks inimestele. Sest et meie ei ole kohtumõistjad, eks. Ja see on niisugune, see aeg, kus me praegu oleme, see on hästi, olen seda ise ju kogenud, kuidas on ühe või kahe sõna pärast võidakse sind tühistada, eks ole, ja siis oled mingil ajal oled sellest nii-öelda elust väljas, kui välja lõigatud, et võib-olla nii ei oleks hea teha. Et anname andeks ja et muidu ei saa, sest et see tegelikult kogu see palve on, et meie isa, kes sa oled taevas pühitsetud, olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, eks ole, me ei saa mõelda mingi oma peaga, me siin teeme midagi, et tema riik, tema teeb seda, kuidas see läheb, kuidas peab olema. Nii et tegelikult on see kogu see palve, peaks olema meie need südamelaudadele kirjutatud lausa. Kas teie oma lapsepõlvest mäletate, millal oli esimene kord siis, kui teie isiklikult lugesite Meie isa palvet? Oi, ei tii, ma ütlen, ei tii, ei sobi praegu sellesse konteksti üldse see sõna, aga ma olin suur inimene. Ma olin üle 20. Kui ma võtsin Mart Metsalalt, võtsin nööbist kinni, ütlesin, meil oli kontserdid olid Venemaal ja oli üks ansambel oli Vitamini, teine oli Music Safe ja ma Mardil võtsin jälle nööbist kinni, ütlesin, Mart, räägi. Ja siis, kui me hommikul, kui päike hakkas tõusma, oli koit ja siis oli, minu tooli all oli niisugune suur loik minu pisaratast ja ma olin ühe ööga nagu aru saanud paljudest asjadest. See oli üks väga kummaline aeg, kus ma usun, et Jumala vaim liikus, sest et mina olin veel oma bändielu sees, aga seal oli vist Riho Sibula sünnipäev, kes on täna juba meie keskelt lahkunud. Ja ma olin otsustanud, et ma ei lähe sinna mitte sellepärast, et mul Rihoga oleks probleem, aga ma ei tahtnud võtta osa sellest alkoholist ja kõigest sellest, mis seal oli. Ma läksin oma tuppa, lugesin piiblit ja siis kuskil öösel, ma arvan, et see oli mingi 1:30 paiku, keegi taob mu ukse peale. Ja see oli Riho, ütles, et tule nüüd minu sünnipäeval. Ja mina ütlesin, et ma ei saa, tead, mul on see ja teine ja umbes nii. Vabandan ja püha vaim ütleb selge, et sa pead minema. Ja ma ütlesin, et hea küll. Ja siis ma läksin ja seal juhtus kuidagi niimoodi, et kõik vajusid ümbert ära ja meie me Tõnisega rääkima. Rääkisime kuni hommiku kella 6. Ja siis ma lõpuks sain aru, et Jumala vaim tahab olla midagi anda. Ma küsin, kas ma võin sinuga palvetada. Ja ta oli korrekt, mõtles, et
Ma hea küll, et okei. Ja siis Jumala võim puudutas teda hästi tugevalt. Ma usun, et ja mina ei teinud seda tegi Jumal. No teist aastat juba toimub Meie Isa palve kooslugemine üle-eestiline. Mis teie arvate, mis on selle mõju Eestile? Kas üldse on sellist käega katsutavat mõju? No mõju on kindlasti ja nii nagu te ka ütlesite, et teinekord ongi vaimsete asjadega niimoodi, et seda ei saa nagu käega katsuda ja võimalikud asjad tegelikult võtavad aja, võib-olla aastaid, aastakümneid, aga oluline on just see istutatud seeme, mis seal 2 korral on tehtud ja siit kindlasti saab see vili tulema ja ma ütleksin ka võib-olla niimoodi, et kui inimesel see üks asi, see üks tekst on peas ja südames ja raskel hetkel tuleb see meelde, siis tegelikult see ongi juba see hea vili ja see mõju. Mis on see üks põletav teema ja mis haakub Meie Isa palvega ja mida me võiks välja tuua? Esimene asi, mis mul kohe pähe ja võib-olla südamesse ka tuleb, on perekond. Ma arvan, et see meie sealt ei peakski nagu edasi minema. Me oleme täna nii individualistlik ühiskond. Meie pereprobleemid tihti algavadki sellest, et on mina, mulle ja mind. Ja on sina ja sulle ja sind. Aga ma arvan, et sealt, kui me õpime paluma meie isa ja mõtleme kõigepealt, sa oledki minu pere, see minu vanemate, minu abigaasa, minu laste, minu õdede, vendade Jumal, siis sealt edasi tegelikult saab see hakata kasvama meie ühiskonda, meie kogudustesse, kõikjale mujale. Nii et ma usun, et kui see meie isa saab ehedalt avalikuks meie perekondades, siis see on kõige suurema muutuse alus. Mulle tundub, et sinna palvesse on nii tugevalt sisse kodeeritud see, et me peame aru saama, et meie ei juhi ja me peame ise alanduma ja ise pehmenema ja vaatama ka oma puudujäägid. Et mulle tundub, et see ärevatel aegadel mõnikord see alistumine, sellest võib ka tulla rahu, et ohjad enda käest ära anda. Kas sinu elus on mõni hetk, mis sul kohe tuleb meelde, kuidas Meie Isa palve lugemine sind kuidagi tõi Jumalale lähemale või aitas olukorra lahendusele kaasa? Ma usun, neid hetki on olnud mitmeid, aga nüüd olles praegu kodus siis kasvatamas väikseid lapsi, keda on üsna mitu, siis iga õhtune palve abikaasaga näiteks, kui me lõpetame õhtu Meie Isa palvega, see on selline ta sõlmib selle päeva kokku ja tegelikult saab üle anda ka järgnemise päeva Jumalale. Aga kui ma tooksin võib-olla, kui esimest korda tütar, kes tänaseks on 3-aastane, siis ta oli vist 2,5 või midagi sellist. Ja kui tema palvetas Meie Isa palve täitsa peast, lasi väikeste vigadega nagu lastele ikka või selliste teistsuguste sõnadega, aga see oli kuidagi väga eriline ja ma usun, et lapsevanemad on seda kogenud teisedki. Et mitte ainult see, kuidas mina palun või me abikaasaga palume, aga et lapsed selle võtavad külge ja tahavad ise palvetada ka. Oma võrdlastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Hoia mind embuse tuules, valva mind raskuses suures, saada mind varjuna teele, valgusta vaimus ja meeles, kuula mind hingede keeles, valva kui gaas istub meil. Täna siis esimest korda kuulsime just sellele üritusele sinu kirjutatud lugu. Räägime sellest loost lähemalt. Kust inspiratsioon tuli? Miks sellised sõnad? Tegelikult oli ju see mõte juba eelmisel aastal, et ma võiksin ühe laulu kirjutada selle sündmuse jaoks. Ütleme nii, et aasta aega oli siis nagu aega seda asja seedida ja tegelikult see lugu iseenesest ja tegelikult ka need sõnad osaliselt tulid juba
juba enne selle ettepaneku tegemist. Et ma kuulasin läbi oma vanu ideid ja mõtteid ja leidsin, et see laul võiks sobida selle sündmusega kokku just oma selle harmoonilise, meloodilise ja ka sõnalise olemuse poolest, et need sõnad olid ka tegelikult osalised juba natukene varem kirjutatud ja siis ma kuidagi nii-öelda kirjutasin need lõpuni ja tegin selle viisi lõpuni ja Tiit Kikas tegi minu meelest absoluutselt suurepärase orkestratsiooni ja aranžeeringu sellele loole, nii et mul on hea meel, et ta kukkus välja täpselt nii, nagu ma olin seda lootnud ja täna rääkides inimestega ka tundub, et kõiki ikkagi lugu kõnetas, mille üle on hea meel. Õnnis on rahvas ja õnnistatud me maa, kui abi meil taevast ja lootus Jumala peal. Õnnis on rahvas ja õnnistatud me maa, kui kuulame teda, kelle käest tuleb hea, issand vaatab üle. Me olime just kõik koos meie isa palve ära lugenud ja me hakkasime laulma. Ma panin silmad kinni ja ma nägin silma ees pilti Eestimaast, kuidas looja ise hõljub meie kohal ja piserdab meid selle kevadise vihmaga ja õnnistab meie riiki. Meie isa palve on midagi, mis ühendab kõiki kristlikke konfessioone, kõiki kristlasi. See on meil ühine palve, mida Jeesus on õpetanud oma järgijatel palvetada. Aga see on ka palve, mida väga paljud, isegi kiriku kauged inimesed ikkagi teavad. Ja usun, et ka oma südames nad on nende sõnadega nõus ja kui nad on valmis ka palvetama oma südames, siis võib-olla see on ka esimene samm nende vaimulikul teekonnal ja Jumala leidmise teekonnal. Nii et väga tahaks loota, et väga paljud inimesed Eestimaal täna palvetasid seda palvet kaasa ja jätkuvalt ka seda teevad. Üleriigiline Meie isa palve kooslugemine toimus teist korda ja läks eetrisse sel aastal 21. aprillil Arvo Pärdi keskusest. Kaasa tegid Joel Rasmus ja Liis Remmel, Tõnis Mägi, Ott Lepland, Raimondo Laikre ja Tallinna kristlike koolide õpilased. Meie isa palvepäeva eesmärk on ühendada kõik eestimaalased läbi ühise palve. Meie isa palvepäeva korraldavad palvepäeva korraldusmeeskond ning Eesti Kirikute Nõukogu.